Head vaatajad, meelelahutuslik vestlussaade Kogukonnaklubi jätkab ja mina olen saatejuht Ivo Rull. Oleme koos saate režissööri Andres Loorandiga siia Eesti Sõjamuuseumi õdusesse kohvikusse Maria kutsunud ja kutsume viimsilasi, kes on midagi oma elus saavutanud, teinud midagi põnevat ja huvitavat, mida ka teistele jagada. Ja meie järjekordse saate külaline on Viimsi kooli vilistlane, aga juba mitmed kandvate filmirollidega endale nime ja nägu teinud Terek Liheste. Tere tulemast saatesse, Terek! Tere! Sa oled oma intervjuudes öelnud korduvalt seda, et kuigi sinu filmirollide kangelased Frankie Paul ja midagi tõelist Markus on nii-öelda keerulise saatusega pigem pahad poisid, siis sina oma tegelikus elus oled hoopiski vastand. Et sa oled hästi tasane, tubli ja viisakas noormees. Jaa, vastab tõele, et kuidagi need rollid, mis on sattunud, on sellised pahapoisi rollid, nagu sa juba siin mainisid. Et samas see näitlemise ilu ongi nagu see, et sa mängid kedagi, kes sa tegelikult kellele sa oled absoluutne vastand. Ja ma arvan, et see on näitlemise juures üks kõige põnevam asi mängida kedagi, kes sa tegelikult ei ole. Kui sa käisid Viimsi koolis, kas sa olid päris viieline, olid sa selline eeskujulik õpilane? Nii päris ei saa öelda, et mul olid sellised tavalise koolipoisinded, nagu ikka on, et vahepeal tuli mõni 5, vahepeal tuli mõni 4, 3 ja 2 tuli ka sisse, aga need said kõik nagu ära parandatud, et sellega probleemi nagu ei olnud. Viimsi peale räägitakse täna palju sellistest kängidest ja kampadest. Kas sul oli ka nii-öelda kooli ajal mõni nii-öelda kamp, kuhu sa kuulusid, tegite mingisugust pättust natukene? Oi, neid kampasid siin väga noorusajas siin Viimsi peal oli päris palju tegelikult, et ja oli ka erinevaid, et sai küll käidud ringi olla selline Viimsi peal siuke tegija nii-öelda. Aga ei otseselt mingit huligaansust me ei korraldanud, et me lihtsalt, minu lapsepõlv siin Viimsis möödus päris tihti jalgpalliväljakutel, sest ma ise mängisin jalgpalli 5 aastat ja enamus aja suvest me veetsimegi jalkaväljakul. No jalgpall on ka omaette subkultuur, kus on ka vaja olla nii-öelda kõva mees ja võita autoriteeti ja saada söötu ja lüüa väravaid ja et kuidas sul seal läks jalgpallis? Jalgpallis läks päris hästi, sai osaletud paljudel turniiridel ja seeläbi võidetud ka siis medaleid, karikaid, et Viimsit oli alati hea esindada. Aga tuleme tagasi korraks nende poiste ja kampade juurde. Mina mäletan ka, et omal ajal pidi ennast kehtestama sellega, et kuigi nagu suitsetada ei osanud, alla tõmmata ei osanud, siis pahvisid ikka. Ja ma olen alati uhkusega öelnud, et ma jätsin suitsetamise maha juba 3. klassis, kui ma sain oma vanema venna käes koslepit ja pärast seda ei julgenud enam lihtsalt suitsu teha. Kuidas sul oli? Kogu selle suitsetamise värgiga siin Viimsi peal? No võid sa sellise enda kehtestamisega poiste kambas, et teed, ma ei tea, viskad aknakiviga sisse või sõidad vastassuunas tõuksiga või mida iganes noored mehed teevad, et näidata. Jaa, eks neid väiksemaid huligaansuseid sai ikka teha. Täpselt ei mäleta mida, aga sai küll teha, jah, et see oli ikkagi selline enese kehtestamise asi ka grupis, kui sa olid, et tahtsid ikkagi näidata, miks sa siia gruppi kuulud. Ja Viimsi oli tegelikult ju väga hea koht, kus üles kasvada rahulik ja lastesõbralik, et väga selliseid suuri huligaansusi ma tegelikult ka teiste puhul siin ei märganud, kui sai siin Viimsi peal ringi käia. Loomulikult oli neid, aga need olid sellised, need otseselt meisse ei puutunud. Kaugele sa oma jalgpalluri karjääriga jõudsid? Ma jõudsin mitte väga kaugele, aga ma siiski, nagu ma juba ütlesin, käisin turniiridel, võitsin karikaid, mängisin oma vanuseklassi kõige parema tasemega siis grupis. Nii et mingi saavutuse ma täitsa tegin. Palju skoorisid? Lõpuaastatel hakkasin vähem skoorima, sest siis oli see tugevama tasemeline grupp ja seal oli raskem platsile saada. Mis positsiooni sa mängisid? Ma mängisin valdavalt keskvälja sellist ründavat poolkaitsjat. Nagu liberost natukene ettepoole siis? Ja, midagi sellist, et sai teha, sai mängitud, aga siis lõpuks tulid teised huvid. Ja õpetussõnu jagas Martin Reim ise või keegi teine? Mul vahetusid treenerid päris kõvasti, päris nagu tihedalt vahetusid, et läksid ühte gruppi vahetustreener, et neid
kõiki ei jõuagi siin ette lugeda. Aga mingil hetkel hakkasid tegelema ka kooli näiteringiga, mis su seal kandvamad rollid olid, mida te mängisite, keda sina mängisid? Ja selle kooli näiteringiga oli tegelikult, ma alustasin juba 1. klassist, sest ema pani mu sinna näiteringi ja ise ma loomulikult tollel hetkel ei teadnud, et selline asi üldse võimalik on Viimsi koolis. Ja siis läksin näiteringi, seal hakkas see kuidagi loomulikult tulema ja kõige mälestusrikkam roll, mille ma võib-olla tegin, oli ühe etenduse nimi oli Hunt ja 9 põrsakest või midagi taolist ja siis ma mängisin hunti ja see oli väga tore, sest seal sai ka laulda. Väga tähenduslik. Seepärast, et Franki režissööri tuleme nüüd juba sinu nagu kandvate rollide juurde ja ka produtsent on öelnud, et neil oli sellesse rolli valida üle 200 noormehe ja sind lõpuks valiti, kuna ma küll praegu seda ei näe, aga et sus olevat hundi pilguga noormeest. Et kuidas sa ise nagu seda, võtad seda komplimendina, võtad seda... Ei, eks ma ikka võtan komplimendina, et ikkagi, et kui nähtakse hundipilguga poissi, siis see on ju äge tegelikult, et mulle meeldis see. Lõpuks ma sain sellest hiljem teada, et mind valiti ka hundipilgu pärast, aga üldiselt see ma võtan ikka komplimendina seda ja hunt on olnud alati selline üks nii-öelda sümboolne loom võib-olla, mis mul on lasteaiast peale juba meeldinud. Hesse stepihunt on sul loetud? Ei ole veel. Aga jõuad veel selline, see on väga väärt lugemine. Aga pidid sa seda hundipilkuga nagu rõhutama, seda mingisugust lootusetust, tühjust, masendust või lihtsalt pidid olema ise kaamera ees? Ei, eks ikka pidi rõhutama selles mõttes, kui ma ikkagi Pauli kehastasin, siis seal see hundipilk tuligi nagu siis see hundipilk tuli siis nagu naturaalselt pigem, et elasid rolli sisse, vaatasid, mida ta on kõik pidanud läbi elama, rääkisid režissööriga, mis need tagamaad on ja siis ma arvan, et sellest nagu tuligi see emotsioon sealt. Seal Pauli võtetel tekkis teil selline päris hea seltskond, omaette nagu punt, sõpruskond, et kuidas te seal nagu sulandusite, kuidas toimus selline nii-öelda rolli sisse elamine? Ma saan aru, et see toimus kuskil Kehra kandis või? Ja see tegevus üldiselt toimub Kehras, aga see tegelikult me filmisime paljudes erinevates Eesti linnades, sealhulgas oli seal Kohila, Kuusalu, siis oli veel... Depressiivsed Eesti väikelinnad. Sellised väikelinnad, kus rõhutatakse võib-olla seda nullindate algusse sellist masendavat vaibi võib-olla siis vahepeal, et filmisime eri kohtades, aga tegevus ise toimus Kehras. Suitsu tegite päris suitsu, jõite päris longerat? Ei, kõik oli mäng. Kõik oli mäng, et suitsu tasemel olid teatrisuitsud ja selle õlu sees siis nii-öelda oli kas kali või limonaad. Sinu nüüd värske roll, mis jõudis kinodesse alles siin üle-eelmine nädal, film Midagi tõelist, kus sa jälle mängid nii-öelda, ütleme siis kriminaalist kasuisa mõju alla sattunud sellist pahelist kutti. Ma saan aru, et selle võtted toimusid Leedus ja seal te pidite lausa mängima linna peal või kokku elama seda nii-öelda filmi pereelu. Ja vastab tõele, et siis, kui sellele rollile hakati castima inimesi, siis lõpuks oli see, et see lugu oli põhimõtteliselt selline, et mulle kirjutati, et me tahaksime castida sind Markuse rollile filmis Midagi tõelist, et film on juba ka rahastuse saanud. Mulle väga huvitus see pakkumine, sest pakkumised on ikka ägedad, eriti kui tuleb sellise filmi puhul pakkumine ja läksin kohale, rääkisime režissööriga, tegime paar asja läbi ja siis tuli see kutse, et oled filmis. Ja see rolli sisse sulandumise asi kestis pigem nagu niimoodi, et meil oli näitlejate koolitaja Robert Marchand, kes siis
käib siin Eestis juba aastaid neid näitlejaid koolitamas ja ta on ise muidugi austraallane ja siis läksimegi, üks ülesanne, ma mäletan, oli selline, et me läksimegi päriselt karakteritena tänavale. Läksime, pandi mingisugune aeg 20 minutit, et mine käisin Telliskivis. Laiasid sülitasid? Jaa, sai küll tehtud, jah. Ropendasid? Ropendada päris ei olnud, et seal oli pigem lihtsalt siuke rolli sisse sulandamise asi ja siis 20 minutit umbes jalutasime ringi. Me läksime isegi perena tänavale, see siis Markuse pere, kes seal filmis oli, et läksime nendega, võtsime kuskil kohvikus mingisuguse toidu, et tegelikult see oli väga huvitav, sest Franki puhul seda ei olnud ja see oli nagu tõesti, see oli mõnes mõttes isegi nagu natuke ootamatu, et selliseid asju nagu tehakse, aga nüüd ma olen sellest teadlik ja see oli päris huvitav kogemus. Andis see juurde ka nagu, et tundsid ennast kaameras siis kohe kuidagi nagu selles pere suhtes nagu kindlamini või? Jaa, ma arvan küll, et kuna me ka need võtted toimusid siis Leedus, siis tegelikult kuna me ööbisime ka seal hotellis kõik, siis me käisimegi nagu päriselt õhtuti söömas ja rääkisime möödunud võttepäevast, rääkisime tulevastest võttepäevadest, käisime õhtuti jalutamas ja et see oli päris äge ja see andis isegi rohkem võib-olla sellist sulandumist. Tuleme tagasi Franki juurde ja see ootamatu menu, mis sellele filmile tekkis. Oodati 20 000, maksimaalselt 30 000 vaatajad. 2 nädala pärast oli juba 70 000 ja ma ei tea, täna vist on juba üle 100 000 või palju see number on? Täpne number on vist 112 000 umbes. Kas pani katuse sõitma? See mingil määral kindlasti pani, et ma tegin ka tegelikult siin režissööriga, mõtlesime, et omavahel, et mis see vaatajate number võiks lõpuks olla, et ta ei uskunud isegi, et 90 000 tuleb täis, aga mina olin selles suhteliselt kindel, et tuleb 90 000 täis. Tagantjärele mõeldes see tundub natukene, et ma panin ennast päris suure paku ette, et kas tõesti on võimalik saada 90 000. Ja me saime selle ja siis sealt pärast, kui 90 000 juba tuli, siis me rääkisime, et peab tulema see ilus number 100 000 ka täis. Ja. Ühtäkki olid sa Viimsi kooli kõige popim poiss, kõik tüdrukud tahtsid sinuga sõbraks saada. Kuidas sa seda nagu isiklikus plaanis nagu oled suutnud manageerida? Ja võtete ajal, kui see Frank välja tuli ja Franki esilinastus oli, siis just sellel hetkel mul olidki midagi tõelist võtted, filmi midagi tõelist võtted. Ja ma käisin suhteliselt nagu Eesti ja Leedu ja vahelt ka Soome vahelt lennates siis ja kooli ma tegelikult eriti ei jõudnudki tollel hetkel, aga Viimsi kool tuli ilusti vastu mulle, ma olen sellest väga tänulik neile, et lubati ära ja lubati teha seda, mis on minu üks kutsumus. Aga jaa, see menu oli päris kõva, sest tuli ka seal igasuguseid, hakati TikTokis videoid tegema, hakati sotsiaalmeedias üldiselt rääkima ja soovitama filmi. See mõjus alguses päris ehmatavalt isegi, ma julgeks öelda, aga... Palju sul sõpru tekkis kohe virtuaalsed ja nii-öelda päriselus? Päriselus kindlasti neid tutvusi tekkis rohkem ja et sõprade poole pealt ma ei oska öelda, kas sõpru otseselt juurde tekkis, aga sellist tutvusi ja menu ja sellist uut täiesti mingisugust teist maailma tekkis kindlasti. Ja. Ma räägin sulle ühe huvitava loo. Käisin vaatamas midagi tõelist möödunud nädalal Viimsi kinos. Ja oli väga põnev ekraaniväline kogemus. Istun mina saalis ja minust paar rida eespool on silmatorkavalt atraktiivne tütarlaps, kes võtab välja mobiili ennem seanssi ja kõva häälega ütleb sinna: Dre, ma olen kinos, hakkan vaatama seda filmi, kus sa mängid. Said selle kõne? Mina ei saanud seda kõne, aga... Kes sai selle kõne? Ei tea, aga mul on hea meel kuulda, et selliseid asju tehakse, et mind väga huvitab, mis teistes kinodes tehakse, et kas toimub midagi sarnast või ei toimu, aga... Ütleme, lähme küsimusega edasi, kas sina pead nüüd rohkem tüdrukud välja kutsuma või tüdrukud kutsuvad rohkem välja sind? Tead, ma arvan, et see on ikkagi nii, et mina pean ikkagi tegema, et see on ikkagi selline asi, et olgugi, et ja ei, tegelikult on, see on siuke 50-50 olukord tegelikult, et ma ise ütleks, et see võib siia-sinna minna, aga pigem peab ikkagi poiss tegema esimese sammu. Tunned sa seda, ütleme, sotsiaalset tähelepanu ja survet, ütleme, et okei, sa võtad selle mütsi peast ära, paned mütsi, võib-olla ei tunta sind poes ära, saad käia inkognito, aga ikkagi
ma arvan, väga paljud inimesed näevad, näiteks kui sa lähed poes alkoholiosakonda, võid juba minna? No pigem vist ei või veel. Ei või, aga ütleme, kui lähed ja võtad sealt, siis ütleme alkoholivaba õlle, et mida nad mõtlevad, mida nad arvavad. Okei, võtame lihtsama olukorra. Foori punane tuli, seisad paljude teistega koos tule all, ühtegi autot ei tule, kaubamaja tagune ristmik, läheks äkki üle. Aga ei lähe seepärast, et nad teavad, kes sa oled. Ja no kahtlemata on mingisugust teatud sorti siis sellist peitu pugemist nagu olnud, sest see on ka loogiline selles osas, et kõiki asju sa ei saa teha, pead ikkagi jälgima, et mida sa nii-öelda siis avalikus ruumis ütled, teed. Mitte, et ma enne oleks midagi väga hullu teinud, aga et ikkagi peab kontrollima jah, aga ei, pigem ma arvan, kui tuntakse, siis tuntakse ja ma arvan, et ma väga suurt numbrit sellest ei tee, et see on, et enda elu tuleb ka kuidagi siis vahepeal elada, et ei saa päris mõelda nii, et teine näeb, siis ei tohi. On sul omad sulandumise võtted ka, et näiteks kaubanduskeskuses sind ei tuntagi ära? Mul on tihtipeale see, et ma väga palju seal nagu ei näita ka, et isegi kui ma olen kaubanduskeskuses, ma ei lähe seal niimoodi, et olen seal nüüd nii, et vaadake kõik, et isegi need, kellel on... Minu kogemus on, et ma leppisin kunagi ühe kohtumise väga tuntud naisnäitlejannaga kokku Solarise keskuses ja 2 meetri kauguselt ma ei tundnud teda ära, sest tal oli pikk nukaga müts ja tal oli hoopis teistsuguselt seaditud juuksed ja olematu meik. Jah, see on... Oskus sulanduda? Jaa, oskus sulanduda, tõepoolest, mul on endal ka seda ja tuleb ette, et oleneb olukorrast, et vahepeal sul on nagu selline, et ei mõtle väga selle peale, et kas ma tahan sulanduda või mitte, aga enamuse ajast ikkagi pigem seda sulandumist ma teen, jah, et see on... Kui sa mõtled nendele järgmistele rollipakkumistele, sul on olnud tegelikult 2 nagu üsna ühelaadset, üsna ägedat ja kandvat rolli. Kui nüüd 3. kord pakutakse sulle mängida paha poissi jälle hundipilguga, võtad vastu? Kindlasti võtan, aga... Ära võta, teadaks pärast, mina ütlen sulle ära võta. Sulle jääbki paha poisi hundipilguga Tereki maine ja režissöörid ja produtsendid hakkavadki nägema sinus ainult seda, aga sa võiksid mängida ka esimest armastajat. Sa võiksid mängida, ma ei tea, jalgpallurit, eks ole, ründemeest, eks ole. Kusjuures seda on viimasel ajal, kui nüüd midagi tõelist välja tuli, siis seda ma olen kuulnud hästi palju, et öeldakse seda, et kas ma võtaksin järgmise pakkumise vastu, ma loomulikult võtaksin, sest kui mulle meeldib, kui minus nähakse sellist siis rolli, aga on ka hästi palju spekuleeritud nüüd seda, et ma võiksin proovida mingisugust täiesti uut ja teistmoodi rolli, et ma olen loomulikult ka sellele avatud, lihtsalt neid pakkumisi või siis castinguid ise võiks rohkem tulla siis. No lõpuks oled sa nagu Jan Uuspõld, kes proovib mängida tõsist rolli, aga ikka jääb inimesi naerma, eks ole, või Oja Pets, eks ole, kellel ei tule ka ükski tõsine roll välja, sest on Oja Pets, noh. Et kui sina jääd hundipilguga Terekeks, siis ei tule ka vaatajal enam teistsugust nii-öelda suhet. Ja no selles mõttes eks näis, ma loomulikult olen rolli pakkumistel avatud ükskõik mis roll, eks, et aga ja ma vaatasin, Janil on nüüd siin päris palju filme veel tulemas, et kus ta proovib olla tõsine. Ka selles filmis, eks ole. Midagi tõelist, ma arvan, et selles filmis ta tegi minu arust ülija rolli, et alguses mõeldi, kas on siis nagu ülipiisav selleks, aga minu meelest tegi super rolli, täpselt selline pereisa roll, kes on hädas selliste neti teemadega. No jah, aga ikkagi see nohik pigem tekitas nagu sellist naeru, eks ole, kus tegelikult oleks pidanud talle nagu tõsiselt kaasa tundma, et ikkagi Uuspõld tõi läbi, eks ole, võib-olla ma ei tea, Leedu vaataja, Läti vaataja ei vaata selle pilguga seda rolli, aga meie vaatame seda, et Jan tegi järjekordse. Ja seda me teame jah, et Jan tegi rolli ja kahtlemata seal on ka see kohmekas mulje võib-olla, mis seal filmis sellest Leo tegelasest siis jääb. Kahtlemata seal on ka neid olukordi, mis on naljakad ja mida me naerame, sest see on naljakas, kuidas Leo mingid asju ütleb või teeb.
kui suur sotsiaalmeedia kasutaja sa oled, mis konto sa omad, kui palju päevas viibid platvormidel? Pigem ikkagi olen pigem suurem sotsiaalmeedia kasutaja, et kasutan rohkem Instagrami ja Facebooki. TikToki saab ka vahest kasutada, aga TikTokis ei ole mul päris sellist kontot, millega ma enda nime alt väga esineks, et TikTokis ma olen rohkem privaatne. Näed sa selles ka nagu probleemi või kuidas sa suhtud näiteks sellesse mõttesse, mis on juba paljudes riikides ka nagu töösse läinud, et alla 16-aastastele piirata, lausa keelata sotsiaalmeedia kasutust? No, ma arvan isiklikult, et see ei ole väga hea mõte, sest et ikkagi see tänapäeval see sotsiaalmeedia ja kõik see telefonid ja kõik see on niivõrd aktuaalne ja see on noorte jaoks juba päris pikalt juba olemas olnud, et loomulikult ma ei ütle seda, et ei peaks võib-olla piirama loomulikult võib, et mul on endal ka tegelikult, kui ma olin noorem, siis mul piirati telefoni ekraani aega ja alati sai juurde küsida, kui oli vaja, aga piiramise vastu ma ei ole näiteks koolides, kui on vaja, et piirata siis seda telefoni ekraani aega, et sellist võib-olla siis 1. kuni 3. klass või 1. kuni 4. klass siis ei saagi koolipäeva vältel. Ega neil väga pikad koolipäevad ka ei ole, et võttagi selliseks 5-6 tunniks telefon nagu ära. Et kui tänasel päeval sa lähed näiteks sõpradega, ütleme, kõik on noormehed pubisse, ma usun, et juba käid, tellite omale õlled, kas siis on mullad väljas, oled ühes keskkonnas, vahetate omavahel sõnumeid, mängite sama mängu või suhtlete ikka nagu mees mehega? Ma arvan, et see on pigem ikkagi see, et jällegist mingist vanusest sa hakkad maailma kuidagi teistmoodi vaatama, et võib-olla oli jah see 6 kuni 5 kuni äkki 7. klass võib-olla oligi see, et vahetundidel istusidki ainult telefonis ja mängisid sõpradega mingisuguseid mänge, eks. Sõber istus kõrval, mängis sama mängu ja täpselt, siis omavahel käis inglise-eestikeelne mingisugune kommentaari juurde. Jah, omavahel käis selline, et istus ise kõrval ja siis mängisid ja siis rääkisid nagu. Aga nüüd on ikkagi see, et ma arvan, et mingis vanuses sa ikkagi hakkad väärtustama nagu rohkem seda, et sa oled nagu päriselt seltskonnaga ja isegi kui ongi kuskil pubis ja võtad midagi, siis kindlasti mitte ei ole telefonis mängimist, et see on ikkagi selline ühise aja veetmine, peab ikkagi olema suhtlus ja. Kui palju täna, ma tean, et sa enam ei ela Viimsis, aga kui palju sind veel ühendab Viimsiga, sageli siin käid, su pere elab siin veel? Jaa, Viimsi ikka ühendab, et ma siin, mu perekond elab siin veel, ma käin siin päris tihti nädalavahetuseti, käin Viimsis ja ikka ühendab selles mõttes, nüüd ma elan küll jah Tallinnas vanaema juures, sest sealt on kooli lihtsam minna, aga Viimsi kõik ühendab, et siin saab vahepeal ikkagi jalutamas käia ja et see on ikkagi kodukoht. Mis su lemmikkohad Viimsis on, kus kohta sa alati hea meelega tagasi tuled? Ma arvan, et see pargikant siin on, ma arvan, see, kus staadion pargi kõrval. Terviserada, park siin, kõik staadionite juures saab vahepeal läbi käidud, kus on ikkagi nagu lapsepõlves saadud palju käia, et ja siis üldse see koduäärne ümbrus ka siin tegelikult, et mitte ainult toetatud kohad, vaid ka tegelikult need koduäärsed ümbrused, mis on nagu siis ei omagi mingisugust suurt võib-olla rolli kohta, aga just see, et sa saad seal nagu käia ja et sa saad vaadata, mis seal on muutunud, sest näiteks nüüd see Viimsi jalgpallihall, mis ehitati siin, et oled juba mänginud seal? Ei ole veel mänginud, aga sellega oli jah see, et kui ma Tallinnasse elama läksin, siis seda seal veel ei olnud. Aga on mõni koht, mis sulle kuidagi käib pinda, et ennem oli kena armas ja nüüd enam ei ole? Mul on endal nagu natuke kahju sellest, et mul on endale selline mulje, et siin natuke võetakse seda rohelist ära, et siin varem oli kindlasti rohkem ja ma nagu pooldan täiega seda, et rohelist võiks jääda ikkagi, et meil ikkagi Viimsis veel on neid kohti, et sellepärast on Viimsi ka jube hea koht, et siin on nagu loodust, et ta ei ole päris selline linn, kus on ainult mingid hooned, et aga loodust võiks jätta sellisena, nagu ta on, et ma olen nagu märganud, et siin vahepeal võetakse võib-olla ära ja ehitatakse midagi muud, et see rohelisus võiks jääda.
mis su tulevikuplaan on? Minna lavakasse, minna välismaale midagi õppima? Veel ei tea täpselt, kas lavakas või midagi muud, aga ma arvan, et ma tahan teatri ja filmiga ikkagi edasi tegeleda. Et see on ikkagi olnud mu kutsumus juba väiksest peale, juba põhikooli siis algusest saadik, et ma arvan, et see on see, millega ma tahan edasi tegeleda. Ja vaatame, kas siis lavakas või miski muu. Suur rõõm, et sa oled tegelikult juba nii varakult leidnud selle tee ja väga edukalt seda alustanud. Ma soovin sulle edu nii järgmistes rollides, olgu teatris või kinos, aga kindlasti ka elus, et sul läheksid asjad täpselt nii, nagu sa soovid ja tahad. Suur tänu siia tulemast. Head vaatajad, tänan teid jälgimas seda vestlust ja meie järgmine kogukonnaklubi jututab siin juba uut põnevat Viimsilast umbes kuu aja pärast. Jälle nägemisele.